Hei, hei! Tere tulemast taas kohvipausile ning mul on väga hea meel, et jätkuvalt tegelikult kohvipause käiakse kuulamas, vaatamas. Kes siin grupis ei märka neid või on ära kustunud, siis minge kindlasti Youtube'i kanalile, assistendikooli Youtube'i kanalile ja vaadake sealt neid kohvipause järele. Tänane teema on ajendatud sellest, et meil on siia gruppi kokku jõudnud väga palju ettevõtjaid, kes otsivad endale koostööpartnereid ja väga palju neid inimesi, kes soovivad siis seda koostööpartnerlust pakkuda. Ja täna räägin siis selles võtmes, et ettevõtjad, palun ärge rikkuge enda mainet. Ja just nimelt see teema on taaskord jälle tõusetunud ja minu meelest väga-väga palju mõjutab ettevõtja muljet, professionaalsust teiste koostööpartneritega. Ja räägin siis pigem selles võtmes, et mis juhtub siis, kui ettevõtjalt vastust ei tulegi. Ma räägin koostöö loomisest, värbamisest. Siin grupis on väga palju kuulutusi, kus otsitakse koostööpartnereid. On siis olnud vaja virtuaalassistenti, sotsiaalmeedia spetsialisti või mõnda muud koostööpartnerit. Siin grupis olev inimene loeb kuulutuse läbi. Vaatab üle siis, mida selle kuulutusega ettevõtja soovib. Mõtleb selle peale, kas tema saab just aidata. Ning seejärel hakkab panema oma pakkumist kokku. Ja loodetavasti kohandatakse ikkagi kõik need pakkumised just siis selle ettevõtja näoga ehk siis vastavalt sellele, mida see ettevõtja vajab. Ja see tähendab seda, et sul on võimalik lisada siis näiteid oma varasemast tööst ja loomulikult sa pead veel üle kontrollima enne kui ära saadad, kas kõik oluline sai kirja. Kiri on saadetud, aeg on vastust ootama jääda. Mõne päeva pärast võib-olla vaatad postkasti, kas on midagi ilmunud, mingi kiri on tulnud, sest saatmise järgselt ei tulnud sulle ühtegi teavitust. Sa hakkad mõtlema selle peale, kas see kiri üldse kohale jõudis. Või äkki on juba uus inimene leitud. Aga võib-olla hoopis see valikuprotsess käib. Ja siis muidugi mõtled selle peale, et aga äkki ma peaks ikkagi uuesti kirjutama neile ja uurima, kas minu CV jõudis kohale. Ma ei tea, võib-olla ma olen ikkagi pealetükkiv ja ma parem ootan. See teema tuli jälle päevakorda meie enda VIP-klubi kogukonnas, kus sealsed virtuaalteenus pakkuvad koostööpartnerid tõstatasid selle teema, et muudkui kandideeritakse, aga mitte ühtegi vastust ei tule. Isegi siis ei tule vastust, kui on kuulutusse kirja pandud, et kõigile kandidaatidele antakse teada. Ma tean, et see probleem ei ole siin virtuaalse teenuse pakkumisega ainult. Tegelikult see probleem on ka nendel inimestel, kes kandideerivad päriselt täiskohaga tööle, ka füüsilise töökohaga. Neid vastuseid ei tule. Me oleme sellest siin grupis varem ka juba rääkinud ja ma olen näinud ka LinkedInis selle teemalisi postitusi ning see ei ole tegelikult okei. Ma mõistan seda, et neid kandidaate tuleb rohkem kui 10. Neid võib tulla lausa 100, kui on väga atraktiivne töökoht, tööpakkumine. Et siis iga inimesele personaalselt kirjutamine võtab aega. Aga siin tuleb vahet teha selles, et kas sa kirjutad personaalselt pika kirja või sa lihtsalt annad inimesele teada, sinu paberid jõudsid kohale. Näiteks tean ühte juhust, kus oligi, et aitäh, me saime sinu dokumendid kätte. Kui näiteks X kuupäevaks ei ole sinuga ühendust võetud, siis sa ei osutunud valituks. Väga lihtne.
väga lihtne variant ja tänases automaatikate ajastul on võimalik need asjad teha automaatseks. siin ongi see küsimus, et kui palju ettevõtja mõtleb seda värbamisprotsessi läbi, et kui palju ta mõtleb selle peale, et kas ta saab midagi automatiseerida, kuhu need andmed kokku koguvad, kas mul on, kui lihtne mul on võtta need meiliaadressid ja kasvõi sealsamas Gmailis panna pime koopiaga kõigile üks vastus või teha mingi lihtsalt automaatteade sinna taha. ja täiesti, kui sul ei ole seda osagi tehtud, siis ma ei saa aru, mis takistab ettevõtjatel saata lihtsalt üks lause, aitäh, et sa kandideerisid, me oleme juba koostööpartneri leidnud. jällegi üks ja sama kiri, sa ei pea igale ühele personaalselt kirjutama. aga kandidaadi jaoks see tähendab seda, et protsess on lõppenud, ta ei pea ootama jääma. sest tuleb ju aru saada ka sellest, et see inimene, kes kandideerib, ta ei kuluta ainult ju paar minutit kirja saatmisele. nagu ma juba mainisin, ta loeb läbi selle kuulutuse, ta mõtleb kaasa, et võib-olla on isegi kuulutuse juures mingisugune prooviülesanne vaja ära teha. seda hullem veel, kui kandidaat teeb prooviülesande ja ta ei saa mitte mingisugust vastust. tal jäävad kõik otsad lahtiseks ja ta ei tea isegi, mida ju edasi teha, ta ei tea, kas kandideerida mujale või äkki tuleb sealt mingi vastus. alles hiljuti kuulsin ühte lugu, kus üks ütles, et ta sai vastuse mitmeid kuid hiljem, et ta tegelikult unustas juba ära, et ta oli sinna kandideerinud. ja kui nüüd ettevõtja kardab seda ei vastuse saatmist, siis uskuge mind, see ei on kandideerija jaoks palju mugavam kui see, et see ebamugav teadmatus. iga kandidaat valib kindla ei, kui see, et ta ei tea mitte midagi, mis toimub. siin korraks ma toon sisse ühe teise nüansi ka, et need inimesed, kes kandideerivad ja kui ettevõtja võtab ühendust, et sa oled jõudnud järgmisesse vooru, siis olen kuulnud ka lugusid, kus seesama kandidaat kaob ära või et lepitakse kokku videokõne ja kandidaat ei ilmu kohale. see jällegi jätab siis kandidaadist, eks ole, sellise halva mulje. ja kuna see töömaailm ikkagi meil ei ole niivõrd suur ja need kohtumised ja kontaktid ikkagi jäävad alles, siis olgugi, et täna seda koostööd ei pruugi tulla, aga poole aasta pärast võib-olla seesama inimene võib uuesti sinu teele sattuda. ta võib isegi sind võib-olla kellelegi soovitada või sinu teenust vajada, kui tal on jäänud väga-väga hea kogemus sinuga suhtlemisest. aga kui sa ei vasta, noh, siin isegi ei ole see vastamata jätmine, ei ole isegi viisakuse küsimus, see on ikkagi sinu professionaalsust, see näitab sinu professionaalsust, see näitab, milline mulje sinust ja sinu ettevõttest inimestele jääb. kui sa juba nii palju inimestest ei hooli, et sa talle ühe vastusegi saadaksid, no siis see näitab sinu ettevõtja kohta, et kas ma üldse tahan sinuga koostööd teha. ehk et see, kui sa saadad selle ei vastuse, siis see kindlasti ei põleta mingeid sildu. kui aga sa jätad vastamata ja vaikid, siis ma usun, et see ikkagi jätab märgi sulle külge. et nii, et ettevõtjad, kirjutage lihtne kiri. aitäh, et minu pakkumisele vastasid ja oma teenuseid tutvustasid. olen juba sobiva koostööpartneri leidnud. soovin sulle edu järgmistes projektides. väga lihtne. see ei pea olema pikk ja väga sisukas ja väga personaalne. see sõnum võtab väga vähe aega, aga teisele inimesele annab see väga palju selgust. nii et kui te hakkate ettevõtjad kandideerimiskuulutusi tegema, mõelge läbi kogu see protsess. mõelge läbi, keda te otsite. mida täpsem on teil see kuulutus, seda suurem tõenäosus on, et teieni jõuavad kvaliteetsed kandidaadid. ja kui need kvaliteetsed kandidaadid teieni jõuavad, siis palun vasta neile, et anna kasvõi see mingi X tähtaeg, mis ajani nad ootavad ja kui ühendust ei võeta, siis nad lõpetavad ootamise.
ja professionaalsus ei paista ainult siis, kui me koostööd alustame. See väga palju ütleb tegelikult ka meie kohta see, kuidas me suhtume, kui koostööd seekord ei tule, mismoodi me ütleme inimestele ei. Ja mõnikord ongi väga lihtne vastus, et aitäh, aga seekord ei. Okei, ma saan aru, et kandidaadid ootavad põhjendust, aga kui mul on valida vaikimise ja selle ühe lause vahel, siis ma valin selle ühe lause. Ja kui kandidaat tunneb, et ta tahab täpsustust, siis ta lihtsalt kirjutab, et palun põhjendage, et mis sel korral siis ei sobinud. Et assistendikool pakub virtuaalassistentide leidmiseks värbamispartnerlust, koostööpartnerlust. Me aitame teile panna valmis kuulutused, isegi viia läbi siis värbamisprotsess. Teeme seda koostööd Piret Esulaga. Kui teil on vaja värbamise abi, siis Piret Esula poole pöörduge. Sest teie, teie maine on see, mis peab tegelikult alles jääma. Nii et mõelge selle peale siia esmaspäeva pärastlõunasse, et kui te järgmise kuulutuse teete, et siis mismoodi te olete selle üles ehitanud, mismoodi on see järelsüsteem. Ja ma mõistan seda, et väikeettevõtjana meil ei pruugiks seda aega palju olla, aga kui sul on valida see, et sul ei ole aega ja sa jätad endast halva maine või sa leiad selle aja või sa ehitad selle süsteemi niimoodi üles, et sa ei pea väga palju oma aega sinna panustama, siis see juba räägib sinu eest ise väga hästi. Aga mõnusat esmaspäeva ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau!